Oskar Pihela, paremal äärel number 19 Matvei Jekimov. Keskväljal neil number... Vigastused on seganud ka seda, vaatame, Roosop nüüd poeb siit vasakult Pihela vastu. Päris hästi, aga Ainsalu. Ja Tera pall otse peale. Ja tuleb otse peale ja Valner peab... Ja tuleb järgmine. Kas teeb teist samasuguse veel? Tuleb väga ilusti sinna taha, jälle tagumisposti juurde, tuleb peale löök ka, aga Valner saab selle kätte ja... Et ehk siis just kui Levadia ei ole oma nurgalööki üles ehitanud selle peale, et väravahi nii-öelda eksimise peale. Ja 1-0. Aga nüüd küll Kuressaare ise korraldab endale seal praegu kastis. Jätavad selle palli seal lebama ja Iboro on väravautor, saame aru, et väga selline plõnn sinna ette jäi. Väga lihtne värav, jah, selles mõttes, et pall lihtsalt jääb sinna kasti lebama väiksele territooriumile. Nii tuli tsenderdus Larsenile, Larsen paneb palli kasti. Seal on Ainsalu olemas peale löök koju. Ui, nõmb teeb ilusa tõrje. Ainsalu alas seekord teele läks. Ja nüüd Adžiri tõmbab värava peale selle asja rohkem. Ja jälle jääb pall lahtiseks ja nüüd on pall väravas või? Pall on väravas, jah. 2-0. 2-0 ja teine värav standard olukorrast. Ja Peetson vist oli seekord see mees, kes selle välja väravasse lõi. Tundub küll, et mehed seal teda kallistama läheb ja pressinguga, et siis nüüd pigem oodatakse ja Larsen jälle keerutab seal Jekimovi vastu ja saab keerutatud ja läheb otsa pealt läbi, saab löögile ka ja no sealt oli kolmas väga lähedal. Rohelistes särkides mängivate vastaste väljaku poole asja olnud. Hästi jälle. Ja nüüd on gool. Ei ole, hakkasin juba ära sõnuma. Vendel sealt senderdab. Kas seal on? Ja kolmas. Ja tuleb Ainsalu, no seal pannakse ikka väga korralik tähistus ka ja Ainsalu näitab seal... No väga külmavereliselt praegu. Ja juhtus see, mida Kuressaare oleks pidanud iga hinna eest vältima seda kolmandat väravat esimesel poolajal, sest oli näha, et see sinna suunas see asi tüürib ja teravalt jälle värava peale. Ja nüüd tuli ilus pall ja väga napilt üle, aga... No see oli kõige ohtlikum standard praegu seni igal juhul. Ja jälle tuleb ohtlikult ja nüüd on... väga lähedal oli Kuressaare. Kirja ei saa, tundub, et Smirnov on meil tulemas mängu. Ja nüüd oli... Vissel oli siin varianti ja... Visse oli palli varasta maas või varastanud ja... Punane kaart käes ja kas see oli Peetson seal pikali, kes selle sai? Tõesti, Peetson lastakse ja Kurro Torres sellega üldse rahul ei ole ja mehel tulevad sealt... Kuressaare mängib siin selle Audi lahti hoopis ja Antonov riputab selle palli sinna ja siin on Kuressaarel väga hea võimalus. Parim võimalus kohe kindel. Ja siia see mäng lõpeb. Nii et 3-0 võit siit Levadiale, 3 punkti tabelisse kirja ja minu juurde jõudnud FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. Täna 3-0 kaotus Levadia vastu. Võta kõigepealt oma sõnadega kokku, kuidas mäng läks? Kahju, et kaotasime, et oli tunne, et täna võiks siit üllatada ka, aga esimene poolaeg väiksed detailid said määravaks, et nurgalöökides 2 väga lohakat, sellised individuaalsed eksimused, et mitu meest, mina kaasa arvatud, et see väiksed eksimused ja sellise klassiga meeskond karistab need ära, et muidu Nõmm seal imetõrjed ei pidanud täna tegema, aga Levadia karistas nagu kohe ära ja sealt 3-0 pealt juba väga raske välja tulla, et teine pooleg tulime ikkagi mängima, ma arvan, et mängisime päris hästi, saime isegi punase neile natukene elevust tekitada, aga Valnerid paar head tõrjed seal ka ja ei suutnud oma need standardolukordasid täna ära kasutada, nemad kasutasid ära ja tugeva meeskond võitis, aga ma arvan, et teises poolest on palju positiivset siit kaasa võtta hooaja lõppu. Just tahtsingi küsida, et nüüd järgmisel nädalal viimane kodumäng Kaljuga, et mis on need asjad, mida kaasa võtta ja kuidas publikut ka kindlasti kutsute siia väljakule? No kõigepealt peame teisipäeval Pärnus käima hästi mängima ja siis juba, kui publik näeb häid tulemusi ja häid mängu, siis saame laupäeval neid lihtsamini siia tribüünile ka hooaja lõpuks otsustavateks hetkedeks appi meelitada, et ma arvan, et kõik sõltub meist endast ja klubist, aga nüüd jah, võtame selle mängu kiiresti kokku ja hakkame kohe teisipäevaseks Pärnu mänguks valmistuma, et seal ka tuleb kõva mäng ja võimalus punkte natuke juurde saada. No suurepärane, aitäh sulle ja edu järgmiseks mänguks. Ja nüüd minu juurde tulemas FCI Levadia poolelt Karl-Andre Valner. No palju õnne kõigepealt, 3-0 võit täna siit Kuressaare linnastaadionilt. Võta kõigepealt oma sõnadega pisut kokku mäng.
Aitäh, kõigepealt esimene poolaeg oli ideaali lähedane, et ajalugu näidanud, et standardid on eriti tähtsad Kuressaare vastu. Ründes lõime ära, kaitses hoidsime korras, 3-0 poolaeg, väga mugav. Teine poolaeg oli eesmärk veel väravaid lüüa, võib mängu kontrollida, 0 taga. Mängu kontrollisime kuni punase kaardini, niisugune hooletus, mis seal ikka, et aga Kures 3-0, et väga palju meeskond, ma arvan, et ei tule siit 3-0-ga ära, et selles suhtes võib rahule jätta. Ja no ilmselgelt palju räägitud sinu seesama näpp, mis sul siin korra siin väljas käis, et tundus, et täna ühe väga-väga ilusa tõrje tegid, aga palju rohkem selliseid ohtlikke olukordi on. Kuidas seis hetkel on? Minuga või? Minuga on hästi, et kui terve keha on terve ja üks sõrm natuke teeb valu, siis elan üle selle. Ja nüüd järgmine mäng minu teada Paidega peaks teil olema ja kodumäng, et mis on need asjad, mis Paide mängule siit kaasa võtta? Ma arvan, et terve esimene poolaeg, et sooviks samasugust poolaega tervet mängu Paide vastu näha, et standardid, ma arvan, et on võtmesõna, et see hooaeg võib-olla me oleme enda kohta väga vähe löönud, arvestades, kui palju me oleme saanud standardeid, et täna parandasime seda, loodetavasti suudame järgmine mäng samamoodi jätkata. Suur aitäh sulle ja edu edaspidi!